See aasta pole veel poole peale jõudnudki, kuid juba on olnud palju lahendamata mõistatusi, nagu kadunud inimesed, lahendamata röövid ja arheoloogilised avastused, mis näivad olevat täiesti arusaamatud. Aasta lõpuks võivad mõned neist juhtumitest olla lahendatud, kuid praegu käivad uurimistööd, et leida vastuseid, mis seni on olnud tabamatud. Number 10. 42 aastast Ashante Ruthi, kes on pärit Palestiinast, Texase osariigist, ei ole tema sõbrad ega perekond näinud ega kuulnud alates 2026. aasta märtsist. Tema juhtum on endiselt avatud, kuid tänaseni on leitud väga vähe vihjeid, mis viitaksid sellele, mis temaga juhtus. Nagu sageli kadunud isikute uurimiste puhul, elas Ashante oma pere sõnul negatiivses keskkonnas. Tema pere hakkas muretsema tema tervise ja ohutuse pärast ning otsustas sekkuda. 3. märtsil sõitis tema nõbu Fortnist Palestiinasse, kus ta hindas Ashante elutingimusi. Ta mõistis, et Ashante tuleb sellest keskkonnast ära viia ja pakkus talle võimalust tulla temaga tagasi Fortnisse, et ta saaks ülejäänud perega kohtuda. Pole teada, kas ta nõustus temaga kaasa minema või mitte, sest tagasisõitu Fortnisse on kirjendatud emotsionaalse ja heiklikuna. See on pannud mõned inimesed uskuma, et ta soovis jääda sinna, kus ta oli, ning et pere sekkumine ajas ta vihaseks. Kuid see on puhas spekulatsioon. Tema nõbu ütles hiljem politseile, et pärast seda, kui ta Ashante peale võttis, sõitsid nad McDonaldsi restorani, et midagi süüa osta. Ja kui nad seal olid, tundus Ashante olevat heas tujus. Nad rääkisid ja naersid mõnda aega, enne kui uuesti teele asusid. Kõik see muutus, kui nad Fortnisse jõudsid. Selgas, et Ashante ärritus millegi peale ja lahkus korterist, ütlemata, mis ta plaanid on. Tema nõbu võttis kohe ühendust politseiga, kes kiirustasid sündmuskohale. Nad suutsid üles leida ja pärast temaga mõnda aega rääkimist lahkusid nad, kuna nad ei saanud teda sundida korterisse tagasi pöörduma. Ta tegi seda siiski ja jõudis sinna kell 4:30 hommikul. Teda nähti sel ajal hoone parklas ja tunnistajad teatasid, et ta lahkus seejärel taas. See oli viimane kord, kui teda nähti, ja tema nõbu võttis taas politseiga ühendust, kui teda ei õnnestunud leida. Seekord esitati kadunud isiku kohta ametlik teade, kuid hoolimata põhjalikust ümbruskonna otsingust ei leitud temast ühtegi jälge. Politsei on nüüd palunud kõigil, kes on Ashantit näinud, endast teada anda, et tema viimased teadaolevad liikumised saaksid kindlaks tehtud, mis võiks aidata tema asukoha leidmisel. Tema perekond loodab endiselt, et ta leitakse lõpuks üles, kuna tema juhtumis ei ole leitud mingeid kuritegevuse märke. Senikaua on Ashante kirjeldus avalikustatud. Tema perekonnas sõnul on tal pruunid juuksed ja pruunid silmad. Ta on 5 jalga, 7 tolli pikk ja kaalub umbes 160 naela. Teda saab tuvastada ka vasakul käsivarel oleva Betty Boop'i tätoveeringu järgi, mille värv on hele sinine. Tal on ka paremal käsivarel 3 nimega tiibadega tätoveeringud. Kui ta tol päeval korterist lahkus, kandis ta punast väljalõigetega T-särki, musta karvase voodriga jopet, lillat Ragratsi kapripükse ja musti kingi. Tal oli kaasas vöökott ja tema pere sõnul hoidis ta seal sees oma isikutunnistust. Kõigil, kellel on teavet, mis võib aidata tema leidmisel, palutakse võtta ühendust Kaufmanni maakonna konstaabi teise ametliku piirkonnaga numbril 4 693 176 4600, viidates juhtumi numbrile 206 329. Tema juhtumi number on MP1 56235. 9. 55-aastase Jennifer McCormicku perekond on politseile öelnud, et ta võib olla vaimse tervisekriisis, kuna tema jaoks ei ole tavapärane lahkuda kodust ilma kellelegi oma plaanidest rääkimata. Kõige rohkem teeb Jennifer McCormicku juhtumi puhul kõigile muret see, et ta sõltub oma perekonna abist, kuna tal on kõrge funktsioneerimisega Downi sündroom. See tähendab, et kuigi ta saab enamiku igapäevaste toimingutega hästi hakkama, võib tal ilma abita olla raske enda eest hoolitseda. Seetõttu on uurijad öelnud, et on ülioluline ta võimalikult kiiresti üles leida, et ta saaks tagasi pöörduda oma pere turvalisse koju Michiganis, alamualevikus, West 80 Drive'i 8000 punktis kvartalis. Tema perekond usub, et ta lahkus kodust 13. mai 2026 kell 17:30 ning kui ta koju ei naasnud, muutusid nad väga murelikuks. Nad võtsid ühendust politseiga ja selgitasid, et Jennifer on haavatav inimene ning aldatati uurimine. Nad ütlesid, et ta võis ärrituda oma rutiini muutumise või harjumuste muutumise tõttu ning see viis selleni, et ta tol päeval kodust lahkus.
Nad lisasid ka, et peres ei olnud mingeid probleeme, nagu tülid või vaidlused, mis oleksid võinud teda häirida. Kui Jenniferit ei õnnestunud lähiümbrusest leida, pöördusid uurijad kohaliku kogukonna poole ja palusid neil olla tema suhtes tähelepanelikud ning teatada igast tema nägemisest. Neilt on palutud ka kontrollida oma turvakaamera salvestisi, kõrvalhooneid, kuure, hoove ja muid kohti, kuhu ta oleks võinud varju otsima minna. Kui teda küsitleti, ütles Jenniferi vend, kellega ta maja jagab, et ta oli olnud majast eemal umbes 90 minutit, kuna tal oli vaja üks asi ära ajada. Jennifer jäi üksi koju, mis ei ole midagi ebatavalist, kuid kui vend tagasi tuli, polnud teda enam kusagil. Ta otsis teda umbes 3 tundi, kuid otsustas lõpuks politseiga ühendust võtta. Jenniferil ei ole mobiiltelefoni, seega kahjuks ei ole võimalik tema asukohta selle kaudu kindlaks teha. Tema krediitkaarte ei ole kasutatud alates päevast, mida kadunuks jäi, mis tekitab tema heaolu pärast veelgi rohkem muret, kuna eeldati, et ta maksab mingil hetkel toidu või majutuse eest. Kui uudis tema kadumisest levis, kogunes kohalik kogukond kokku ja korraldas otsingud, mis viidi läbi hoolimata piirkonda tabanud tugevast vihmast. Läbi otsiti 10 aakreid, kui Jenniferist ega tema asukohta viitavaid jälgi ei leitud. On ka spekuleeritud, et ta otsustas lihtsalt jalutama minna ning sattus seejärel segadusse või desorienteerus, mistõttu ei suutnud ta enam koduteed leida. Kuritegu tema juhtumis ei kahtlustata ning tema perekond on lubanud jätkata otsinguid, kuni nad leiavad vastused. Jenniferit kirjeldatakse kui pruuni juustede ja siniste silmadega naist, kelle pikkus on 4 jalga 8 tolli ja kaal 150 naela. Viimati nähti teda kandmas punast nööpidega kampsunid, musti pükse ja musti saapaid. Tema vend lisas, et ta võttis endaga kaasa musta käekoti ning Minnie Mouse'i või Mickey Mouse'i pehme mänguasja. Kui teil või kellelgi teie tuttavatest on teavet selle kohta, kus Jennifer võiks viibida, palutakse teil võtta ühendust Kalamazoo dispetšikeskusega numbril 269 488 8911, number 8. Pole haruldane, et kadunud isiku sõiduk leitakse tühjana mõni aeg pärast tema kaduluks kuulutamist. Kuid mõned juhul tekitab sõiduki leidmine veelgi rohkem muret ning see tõstatab veelgi rohkem küsimusi selle kohta, mis nendega juhtuda võis. Just nii juhtuski 38-aastase Lee Burhard Longmire Juniori kadumise puhul, kes on pärit Muskegonist, Michiganist ja keda pole nähtud alates 2026. aasta veebruarist. 28. veebruaril veetis Lee aega oma tüdruksõbra juures Muskegonis, mis on viimane koht, kus teda nähti. Tema tüdruksõber teatas, et kui Lee otsustas lahkuda, istus ta oma džiipi ja ütles, et plaanib minna oma vanaema juurde. Pole teada, mis Leega pärast seda, kui ta tol õhtul lahkus juhtus. Ta ei jõudnud kunagi oma vanaema juurde, ega ole sellest ajast alates ühegi sõbra või pereliikmega ühendust võtnud. See, mis edasi juhtus, on uurijad ja tema perekonna väga murelikuks teinud. On olnud vihjeid, et tema kadumine on kuriteo tulemus, kuid seda pole tõestatud. Umbes kell 23:00 järgmisel päeval, 1. märtsil, leiti Lee G. Peck Streeti ja East Norton Avenue lähedalt ning tuvastati, et keegi oli selle tahtlikult põlema pannud. Niipea kui see muret tekitav avastus tehti, otsiti ümbruskond põhjalikult läbi, kuid Lee jälgi ei leitud ning piirkonnas polnud ühtegi vihjet selle kohta, kuhu ta võis minna. Kui küsiti, kas ta võis omal soovil lahkuda, ütles tema perekond, et ta poleks seda kunagi teinud, sest tema laps oli just sündinud ja ta poleks kunagi oma last hüljanud. Nad lisasid, et Lee ei olnud enne kadumist näidanud üles mingeid mure, viha ega ebatavalise käitumise märke ning nad on tema kadumisest sama hämmingus kui politsei. Droonidega otsiti piirkonda õhust ning vabatahtlikud ühinesid politseiga lootuses, et Lee leitakse üles, kuid tema asukoha kohta rohkem vihjeid ei leitud. Tema sotsiaalmeediakontodel ei ole olnud mingit aktiivsust alates tema kadumise päevast ning ta ei ilmunud ka oma esimesele DoorDashi kulleritöö vahetusele, nagu oli oodata. Üks Lee nõbudest lisas, et kui nad viimati rääkisid, oli Lee heas tujus, kuigi nad ei rääkinud kaua, sest nad olid isade ja tütarde tantsuüritusel. Lee ei olnud teadaolevalt mingites probleemides, mis teeb tema sõiduki mahajäetuna ja põlemas leidmise veelgi segasemaks. Politsei on palunud ümbritseval kogukonnal teatada kõigist juhtudest, kui Leed on nähtud ning anda teada, kui neil on tema juhtumiga seotud teavet. Siiani pole sellist teavet saadud, kuid lootus Lee leidmiseks püsib endiselt kõrge. Leed kirjeldatakse kui mustade juuste ja pruunide silmadega meest, kelle pikkus on 5 jalga 10 tolli ja kaal 230 naela. Kui ta tol päeval oma tüdruksõbra majast lahkus, kandis ta musta kapuutsiga dressipluusi, valgeid Nike tosse ja valget T-särki.
Kõik, kellel on lisainfot, võivad võtta ühendust Norton Shoresi politseiosakonnaga numbril 231 732 691, viidates juhtumi numbrile NS26-01-265. Lee juhtumi number on MP15639. Number 7. Igal aastal põhjustavad lahendamata röövid miljonite dollarite väärtuses raha, ehteid, kunsti ja esemeid kadumist. Ja rööv, mis toimus Magnani Rocco fondis Parma linnas Itaalias, on toonud kaasa tohutuid kaotusi. Aastal 2026 rööv viidi läbi 22. märtsil ja väidetavalt kestis see vaid 3 minutit. Varastele õnnestus öösel siseneda eravalduses asuvasse maamuuseumisse ning nad viisid kaasa Pierre-Auguste Renoiri, Paul Cézanne'i ja Henri Matisse'i kunstiteoseid. Museumi töötajad teatavad, et rööv näis olevat väga professionaalne ja organiseeritud ning lisasid, et vargad oleksid varastanud veelgi väärtuslikumaid esemeid, kui võimud poleks nii kiiresti reageerinud. See rööv oli juba teine lühikese aja jooksul ning see toimus vaid mõni kuu pärast Louvre'i muuseumi röövi, mille käigus varastati üle 100 miljoni dollari väärtuses ehteid. Kuigi selles juhtumis on mitu inimest arreteeritud. Võimud avalikustasid, et röövlid pääsesid Magnani Rocca villasse, murdes muuseumi peauksest sisse. Seejärel liikusid nad esimesele korrusele, kus varastasid 3 maali Prantsuse kunstigaleriist. Õnneks hakkas muuseumi turvasüsteem seejärel tööle ja varaste tegevus katkestati. See pani nad maha pillama 4. maali, mida nad parasjagu eemaldada üritasid, enne kui põgenema pääsesid. Nad pääsesid hoonest välja muuseumi aeda, pärast mida nad ronisid üle aia. Seal kaotati nende jälg ja neid pole siiani tuvastatud. Röövist ei teatatud kohe, sest muuseumi töötajad kartsid, et see võib uurimist mõjutada ja nad lootsid, et süüdlased leitakse kiiresti üles, kuid nii ei läinud. Hiljem selgus, et 3 kadunud maali olid hinnanguliselt väärt 10,3 miljonit dollarit. Neist kõige väärtuslikum oli Renoiri maal, mille väärtus oli 7 miljonit ning muuseum on meeleheitel, et maalid leitaks üles. See kuritegu on tekitanud muret väiksemates eravalduses olevates muuseumides üle maailma, kuna neil pole tavaliselt nii keerukaid turvasüsteeme nagu suuremates asutustes. Samuti on tavaline, et sellistes muuseumides on turvameetmed palju rangemad peasissepääsude juures, samas kui ülemised korrused on vähem kaitstud. Nende 2 kuluka röövi tulemusena on mõned suuremad muuseumid hakanud investeerima tehisintellektil põhinevatesse kaameraanalüüsidesse, mille abil loodetakse tuvastada kahtlast või ebatavalist käitumist nende hoonete sees või ümbruses. Veel üheks selliste röövide soodustajaks on asjaolu, et impressionistlike maalide väärtus on viimastel aastatel oksjonitel tõusnud üle 19%. See muudab riski tasuvamaks, kuna neid teoseid saab mustal turul müüa pööraselt suure summa eest. Selle röövi uurimisega tegeleb spetsiaalne kunstipolitsei üksus, kuid seni pole süüdlasi tuvastatud. Number 6. Johnny Dean Hamilton on 73-aastane mees, kes on olnud kadunud oma kodulinnast Rodessast Louisianas juba üle 4 kuu ning tema lähedased on meeleheitel, soovides teada tema asukohta. Sel ajal elas Johnny Rodessa Church Roadi ja tal oli punane 2001 aasta Chevrolet pickup, millega teda sageli piirkonnas sõitmas nähti. Kuudel enne tema kadumist hakkas tema perekond muretsema tema vaimse tervise pärast, kuna nad uskusid, et tal võivad olla dementsuse varajased tunnused. Kui keegi selle seisundiga inimene kaob, on äärmiselt oluline ta võimalikult kiiresti üles leida, sest nad on üksi olles väga haavatavad ja neid võib kergesti ära kasutada keegi, kellel on halvad kavatsused. 5. jaanuaril 2026 oli Jonnit kodus teadaolevalt näha, kuna vähemalt üks tunnistaja nägi teda seal umbes kell 12:45. Seejärel nähti teda oma veokisse istumas ja ära sõitmas ning pärast seda ei ole ta ühegi tuttavaga ühendust võtnud. Ta ei rääkinud kellelegi, mis tema plaanid sel päeval olid, seega ei teadnud võimud, kus teda otsima hakata. Tema perekond teavitas politsei tema tervislikust seisundist, kui nad esitasid kadumisavalduse, kuid siiani pole selge, kas ta peab iga päev võtma mingeid kindlaid ravimeid. Mitmed tunnistajad tulid välja ja teatasid, et Johnny oli neile öelnud, et ta võib kaaluda Texarkanasse reisimist, kus ta plaanis müüa vana metalli. Kuid keegi pole kindel, kui tõsiselt ta seda mõtleb. Tõsiasi, et ta otsustas üksi majast ära sõita, on tema lähedased segadusse ajanud, sest Johnny palus tavaliselt sõbral end igale poole viia. See on viinud oletusteni, et ta võis tol päeval segaduses olla ja pärast majast lahkumist ära eksida.
Teooria, et ta võis proovida sõita Texarkanasse, sai tuge 18. veebruaril, kui tema kastiauto leiti hüljatuna 40 miili kaugusel tema kodust Niki ojast Texarkanast. Selle tulemusena otsiti põhjalikult läbi 35 aakrit ümbritsevat maad, kuid ühtegi vihjet ei leitud ja Johnile asukohta ei õnnestunud kindlaks teha. Tema tütar Lasagna ütles ühele meediakanalile, et tema ja ülejäänud pere arvasid alguses, et ta läks välja mingit asja ajama. Nad teadsid, et oli nagu tavaliselt palunud sõbrale end sõidutada, kuid kui tema veok oli ka hiljem samal päeval endiselt kadunud, hakkasid nad muretsema. Ta lisas, et kui ta sel hommikul majast lahkus, arvas ta, et Johnny ootab oma sõpra, kuid ta lahkus enne, kui sõber kohale jõudis. Ta on veendunud, et keegi selles piirkonnas või Texarkana lähedal pidi midagi nägema ja ta on kutsunud neid üles välja astuma, et tema isa kadumise uurimine saaks edasi liikuda. Johnnyt kirjeldatakse kui valgete juuste ja pruunide silmadega meest. Ta on 5 jalga 11 tolli pikk ja kaalub 180 naela. Kui teda viimati kodus nähti, kandis ta kollast siniste triipudega särki ja tumedad värvi pükse. Kõiki, kellel on teavet tema asukoha kohta või kes saavad lisada infot Johni juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Caddo Pariisi šerifi bürooga numbril 31 85 84 9034. Tema nimi ja juhtumi number on MP154. MP154 333. Number 5. Läbi sajandite on arheoloogid jäänud hämmingusse mõningate avastuste üle, mida nad on teinud, sageli seoses iidsete tsivilisatsioonide olemasoluga ja sellega, kuidas nad oma igapäevaelu elasid. Mõned ehitasid rajatisi, millel näis puuduvat kindel eesmärk. Teised valmistasid kaunistatud keraamikat ja ehteid materjalidest, mida arvati tol ajal veel mitte eksisteerivat. Ja teise on täiesti jäljedult kadunud, ilma igasuguse seletuseta, neid pole enam kunagi nähtud. Selliseid avastusi tehakse sagedamini kui võiks arvata, nagu tõestab ka salapärase tunneli avastamine Jeruusalemmas 2026 aastal. Iisraeli muinsuskaitseameti arheoloogid tegid väljakaevamisi kibutsi lähedal, mida nimetatakse Ramat Raheliks, kui nad sattusid maa-alusesse tunnelisse, mis pärineb tuhandete aastate tagusest ajast. Selles piirkonnas oli plaanis rajada uus elamurajoon, kuhu oleks tulnud üle 480 maja äripinnad ja koolid. Kuid see projekt on praegu peatatud, kuni tunnelit uuritakse. Kui uurimistööd on lõpetatud, saab tunnelist tõenäoliselt arheoloogiapark koos uue elamurajooniga, kus inimesed saavad teada muistsetest leidudest. Selleks on võimud avaldanud mõningast teavet selle kummalise leiu kohta. Nad väidavad, et tunnel on umbes 50 meetrit pikk, kuigi kogu pikkust pole veel avastatud, sest osa tunnelist on varisenud ja neid osi alles puhastatakse rusudest. Sissepääsu juures oli kivisse rajatud kivitrepp ning sees leiti paks kiht tihendatud mulda. Osa tunnelist ulatub kuni 4,5 meetri kõrguseni ja umbes 3 meetri laiuseks, mis võimaldab kõigil sellest läbi liikuda ilma kummardamata. Tunneliseintel on näha kiviraietehnikate jälgi ning on kindel, et selle projekti valmimine nõudis palju aega ja oskusi. See on põnev avastus, mis väärib palju rohkem uurimist, kuna eksperdid ei tea, milleks tunnelit kasutati või kes selle ehitas. On pakutud, et seda kasutati maa-aluse veesüsteemina, mis võimaldas pääseda maa-alusele allikale, kuid kuna tunneliseintesse vee imbumise vältimiseks ei ole rakendatud mingeid meetmeid, tundub see ebatõenäoline. Uuringud pole samuti piirkonnas ühtegi maa-alust allikat avastanud ning pole leitud ka tõendeid selle kohta, et vesi oleks kunagi tunnelist läbi voolanud. Järgmine oletus oli, et seda kasutati põllumajanduslikel eesmärkidel. Enamik eksperte on selle teooria siiski tagasi lükanud, kuna nende arvates on tunnel selleks otstarbeks liiga suur ning seda poleks saanud kasutada ka tööstuslikul eesmärgil. See on jätnud teadlastele vaid ühe usutava teooria. Nad usuvad, et need, kes tunneli kaevasid, võisid püüda jõuda maa-aluse kriidikihini, mida oleks saanud kasutada ehitusmaterjalide tootmiseks või lubja valmistamiseks. Praegu ootab arheoloogide maailm põnevusega, et saada rohkem teada selle tunneli kohta. Ja edasiste uuringutega võime lõpuks teada saada, kes selle ehitas ja milleks seda kasutati. Number 4. Mõnikord, kui tehakse arheoloogiline avastus, saavad parimad teadlased vaid oletada, milleks esemed kasutusel olid või mida need tähendasid inimestele, kes elasid tuhandeid aastaid tagasi. Just nii on ka kummalise avastusega, mis tehti Kesk-Egiptuses ning ajaloolased on jäänud nõutuks.
Selle avastuse tegi Egiptuse ja Dominikaani arheoloogide meeskond, kui nad viisid läbi väljakaevamisi Aleksandria Ptolemaioste aegses Minerva templis. Paika uurides olid nad üllatunud, kui leidsid 13 muumiat, kelle kõigi suhu oli matmise ajal pandud kuldne keel. Nad avastati kaljusse raiutud haudadest, mis oli iidsetel aegadel Kreekas ja Roomas populaarne tava. Kui hauakambrid avati, olid nad pettunud, nähes, et muumiad olid halvas seisukorras, kuid nad ei oleks kunagi osanud oodata, et igal neist oli suus kuldne keel, mis oli selgelt sinna pandud kindla eesmärgiga. Tuleb märkida, et need muumiad leiti koos veel 39 muumiaga, kellel ühelgi ei olnud kuldset keelt. Jäänused dateeriti umbes 2000 aasta tagusesse aega ning teadlased olid tänulikud, et rüüstajad polnud hauakambrite olemasolust teada saanud, sest kuldsed keeled oleksid tõenäoliselt varastatud, üles sulatatud ja maha müüdud. Kui see oleks juhtunud, poleks me kunagi isegi teadnud nendest keeltest ning poleks tehtud ka ühtegi uurimist, et välja selgitada, miks see ebatavaline tava oli tuhandete aastate eest nii levinud. Kõige tõenäolisem seletus sellele on, et muistsete egiptlaste arvates võimandas kuldamuleti asetamine surnukeelele tal rääkida Osirisega, allilma jumala ja sinna saabujate kohtumõistjaga. Keeled olid väga intrigeerivad, kuid samas leiti paigast ka mitmeid teisi esemeid. Hauakambraid seest emaldati rituaaltekste, kunstiteoseid, raidkirju, skarabeoseid, amulette, purke ja muid kuldesemeid, näiteks kuldsed küüned. Nad leidsid ka 4 sarkofaagi, mis kõik olid terved ja valmistatud lubjakivist. Arvatakse, et edasiste uuringutega seostatakse need esemed Ptolemaioste ajastu usuliste tavadega. Teadlased ei olnud mitte ainult rõõmsad nii haruldase avastuse üle, vaid lisasid ka, et tänapäeval on hauakambrist kulla leidmine muutumas üha ebatõenäolisemaks. See on sellepärast, et hauaröövlid leiavad need paigad tavaliselt esimesena ja eemandavad kõik, mida nad usuvad kasumiga müüa saavad. Paljud olulised avastused, mis oleksid võinud meile rohkem õpetada Vana-Egiptuse inimeste kohta, on selle tava tõttu kaduma läinud, mis teeb nende kuldsete keelt avastamise veelgi olulisemaks. Mõned hauakambrite kõrval leitud kunstiteosed kujutavad terveid perekondi Egiptuse jumaluste juuresolekul. Taiva jumalanna Nut on maalitud kambri laele koos tähtede ja paartidega, milles on mitu teist jumalat. Mis puudutab seda, kes need inimesed selles hauas olid, siis eksperdid saavad vaid oletada. On võimalik, et need, kellele lisati kuldsed keeled, olid tol ajal ühiskonnas silmapaistvamad, kuid see jääb siiski oletuseks. Seda paika uuritakse veel mõnda aega, lootuses, et teadlased saavad rohkem teada selle kogukonna ja nende matmisrituaalide ning usukommete kohta. Kuid praegu jääb see siiski salapäraseks paigaks, mis tekitab rohkem küsimusi, kui annab vastuseid. Kolmas. Paljud pered üle maailma on kaotanud lähedasi usulistele sektidele ning 2016 aastal hakkas ühe saksa naise, Liisa Weiss, perekond uskuma, et temaga juhtuski just see, mis seletaks, miks nad pole temast 7 aastat midagi kuulnud ega näinud. Kui Liisa oli 2019 aastal 30-aastane, läks ta reisile Indiasse Keralasse, kus ta enam kunagi tagasi ei tulnud. Sel ajal oli ta juba hakanud osalema Ahmadi rahu ja valguse religiooni kogunemistel, mis on sekt, mille peakorter asub Inglismaal Crewe linnas, endises lastekodus. Kui tema perekond teatas ta kadumisest, tuvastati ta selle grupi liikmena ning sellest ajast alates on Saksamaa riikliku politsei tähelepanu all, kes alustas uurimist nimega Operatsioon Decker. Nimi viitab ühele Iirimaalt pärit isikule, kes esitas grupi vastu süüdistusi, mille üksikasju pole avalikustatud. Kuid operatsiooni käigus sihiti sektis sees olevaid isikuid, kuid uurimise üksikasjad on endiselt teadmata. Kui sektiga võeti ühendust ja küsiti Liisa kadumise kohta, väitsid selle liikmed, et neil puudub selle kohta teave, kuid nad ei öelnud kunagi otse, et Liisa pole nende juures. Nad vaid tema kadumisele, mis nende silmis pole kunagi juhtunud, sest nende arvates on ta seal, kus ta olema peab. Mõned liikmed on keeldunud võimudega koostööd tegemast, mis on selliste rühmituste nagu sektid puhul tüüpiline käitumine, sest nad teevad tavaliselt kõik, et hoida grupi tegevust avalikkuse ja võimude eest saladuses. 2026 aastal korraldas politsei reidi rühmituse peakorterisse Crewes. Kui Liisa endine abikaasa Abdelrahman Hashem sellest teada sai, lootis ta, et saab lõpuks teada, mis temast on saanud ning saab lõpuks oma 2 lapsele öelda, kas ta on turvaliselt või mitte. Ta ütles politseile, et tema lapsed kuulsid emast viimati siis, kui ta saatis Indiast hotellitoast teekirja, milles ta kirjutas, et armastab neid väga, lisades, et nad on tema parimad sõbrad ja lemmikinimesed maailmas.
2 päeva pärast selle e-kirja saamist ei olnud temaga enam võimalik ühendust saada ning sellest ajast peale pole ta ühegi oma pereliikmega ühendust võtnud. Reidi käigus peakorteris võeti 12 inimest vahi alla. Mõnda süüdistati inimkaubanduses ja sunnitud abieludes, teisi aga tänapäevases orjuses ja veelgi raskemates kuritegudes. Kõik nad on kautsjoni vastu vabastatud ning edasised uurimised selgitavad, kas veel liikmeid arreteeritakse ja süüdistatakse. Abdelrahman loodab, et need uurimised toovad vastuseid Lisa kadumise kohta, kuna pole selge, kas ta oli haarangu toimumise ajal sündmuskohal. Abdelrahman lisas, et aastal 2018 soovis Lisa sektist lahkuda ja alustada uut elu Saksamaal. Nad arutasid isegi võimalust kolida samasse riiki, et jagada laste hooldusõigust. Aga siis kadus ta Indias ära. Tema e-posti konto deaktiveeriti ja temast pole sellest ajast saadik midagi kuulda olnud ning tema telefon pole sisse lülitatud. Sõbra poolt talle saadetud raha pole kunagi kasutatud ja tema pangakontod on 7 aastat puutumatuna seisnud. Mõned inimesed on arvanud, et sekti hoiab teda tema tahtest hoolimata kinni, kuid kuna seda teooriat pole võimalik tõestada, otsustab tema perekond keskenduda lootusele, et ta leitakse üles ja tuuakse tagasi oma laste juurde koju. Number 2. Viimase aasta jooksul on arutelud maaväliste olendite olemasolu üle muutunud tavaliseks tänu teatud väidetele, mida on esitanud USA valitsus, sealhulgas president Donald Trump. See on pannud palju rohkem inimesi uskuma, et nad tõepoolest eksisteerivad ja on maad külastanud juba väga pikka aega. Samal ajal taevas kummalisi tulesid näitavate kaadrite pidev voog pole raugenud, lisades õlitulle juba niigi tulisesse arutellu. Valitsus on avaldanud tuhandeid faile selle teema kohta ning seda infot saadavad sageli kaadrid, mille on filminud sõjaväelased, kes olid nende kummaliste objektide ja nende näiliselt võimatute manöövrite üle hämmingus. Üks konkreetne video, mis avalikustati 2026 aastal, on internetis suurt tähelepanu pälvinud, peamiselt seetõttu, et sellel nähtud objekti kuju on väga ebatavaline võrreldes varasemate sarnaste teadetega. Kadrid filmiti USA sõjaväeplatvormid, kasutades infrapunakaamerat. Video oli nii kummaline, et see saadeti kohe kõigi valdkondade anomaaliate lahendamise büroosse, kus seda uuriti edasi, kuid seni pole ühtegi selgitust pakutud. Kaadrid kestavad kokku 1 minut ja 46 sekundit ning neil on näha kontrastset ala, mis võtab 8-harjalise tähe kuju. Kaameraoperaator tegi kõik endast oleneva, et hoida objekti kaadris ja fookuses ning suutis näha, et objekt jätab enda taha jälje, kui see liigub ringi. Mõned inimesed on spekuleerinud, et see on tõenäoliselt tõukejõusüsteemi soojus, mis ilmub infrapunakaameral lähtavale. Kuna selle salvestise kohta anti väga vähe taustainfot, jääb see vaid teooriaks. Salvestisega kaasas olnud märkus ütles, et see on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil ning et keegi, kes videot vaatab, ei tohiks ühtegi osa sellest kirjandusest tõlgendada kui analüütilist hinnangut, uurimisjäreldust ega faktilist tõdemust. Mis puudutab seda, mis objekt see olla võiks, siis arutelu selle üle jätkub. Kõige ilmsem ja levinum oletus on, et tegemist on maavälise alusega, mis jäi kaamerasse hoolimata oma ebatavalisest kujust, mis ei ole nende nähtuste puhul tüüpiline. Teised arvavad, et see võib olla midagi palju tavalisemat, kuid keegi pole suutnud lõplikult kindlaks teha, mis see oli või mida see tegi, kui sõjaväelased selle avastasid. Number 2. Mõningast edasiminekut on toimunud 36-aastase Tamara Dunhilli, keda tema pere tunneb kui Dawn, kadumise uurimises. Ta kadus Ocean Shoresis, Washingtonis 2026 aastal, kuid teda pole siiani leitud. 2026 aasta märtsis käis Dawn kohtamas Kendrick Bruce'iga, kellega teda nähti selle kuu 3. kuupäeval. Kuid järgmisel päeval otsustas ta pere sõnul suhte lõpetada ning seejärel kadus ta kahtlaselt. Kuna on väga ebatavaline, et ta jääb oma pere ja ainsa lapsega kontakti pidamata, muutusid nad tema puudumise pärast kiiresti murelikuks ning võtsid ühendust politseiga, et teatada, et ta ei ole koju jõudnud nagu oodati. Järgnenud uurimise käigus kontrolliti tema telefonikõnede andmeid ning need näitasid, et tema telefon oli viimati aktiivne Northwest Trek Wildlife Parki lähedal, mis asub umbes 24 miili kaugusel kohast, kus teda viimati Ocean Shoresis nähti. Dawni perekond oli murest murtud, kui nad mõtlesid kõikidele võimalustele, mis võisid viia tema kadumiseni. Ja 28. märtsil nende hirmud ainult süvenesid, kui tema kontolt tehti $150 Cash App makse Kendricksile. Otsinguid viidi läbi piirkondades, kus ta tavaliselt aega veedab, kui Dawni jälgi ei leitud ning keegi ei teatanud, et oleks teda näinud.
Alles mõni päev hiljem leiti tema auto hüljatuna umbes kvartali kaugusel tema majast ning see otsiti põhjalikult läbi. Seest laitsid uurijad tema debetkaardid ja muret tekitavalt ka tema poja foto, mis oli tükkideks rebitud. Tänu sularaha rakenduse maksene hakkas politsei kahtlustama, et Kendrick võis olla tema kadumises osaline ning väljastati läbiotsimisluba. Tema Jebi otsis läbi K9 üksus ja koerad näitasid, et midagi oli toimunud sõiduki tagaistmel, tagauksel ja pagasiruumi piirkonnas. Seejärel otsiti läbi tema kodu, sealhulgas tema elektroonilised seadmed ja need tekitasid veelgi rohkem muret. Tema internetiotsingu ajaloos olid päringud nagu kuidas kedagi uimastada, kui kaua kulub jäänuste lagunemiseks ja kuidas saada bioloogilist materjali vaibast välja. Ta uuris ka surnukangestust, mis pani uurijad uskuma, et ta üritas varjata tõsist kuritegu. Järgmiseks sammuks oli otsida Dani korterist vihjeid selle kohta, mis temaga võis juhtuda. Väljastati läbiotsimisluba ja korteris avastasid uurijad mitu huvipakkuvat kohta, mis näisid sisaldavad bioloogilist materjali. Kendrick arreteeriti kohe ja talle esitati süüdistus Dani kadumises, kuid ta pole avaldanud, kas ta on vastutav või kus Dan võiks olla. Praegu hoitakse teda $2 miljoni suuruse kautsjoniga vahi all ja ainult aeg näitab, kas uurimise edenedes esitatakse talle täiendavaid süüdistusi. Dani naaber ütles, et ta pole teda üle 6 aja näinud ega temast midagi kuulnud. Tema sõbrad lisasid, et Dani ja Kendricku suhe oli pingeline ning Kendrick oli teda füüsiliselt väärkohelnud. Nair on süüdistanud teda ka selles, et ta saatis sõnumeid, millest teeskles Dani ning märgiti, et tema auto oli ebatavaliselt puhas, kui seda nähti vahetult pärast Dani kadumist. Kendrick peab ilmuma kohtusse 10. juunil, kuid samal ajal jätkub uurimine. Kõik, kes saavad sellele juhtumile lisainfot anda, peaksid võtma ühendust Tacoma politseiosakonnaga numbril 253 287 4455, viidates juhtumi numbrile 2609 100 või rääkima otse detektiiv Randy Frisbeega Tacoma politseiosakonast numbril 253 591 5950. Suur tänu, et vaatasite. Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib luppu. Samuti ärge unustage tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.